Tere! Täna räägiks teile siis 4. nädala harjutustunni ülesandest ja natukene ka siis X04-st. Selle nädala teema on siis meil pärilikkus, polümorfism ja erindid. PR04 ülesanne keskendub rohkem erindite peale, kuigi siin saate juba esialgu mingil määral tutvuda sellest, et kuidas pärimine töötab. Aga siis täis kodune ülesanne, X04 ülesanne, seal on suurem rõhk siis pärimisel ja polümorfismil. Alustame ülesandega nagu ikka. Meil on ju mall olemas, tõmbame malli alla. Õigesse projekti omal siin. Ning ekstraktime ja tõstame üle. Ja lõpetuseks teeme selle mooduliks. Nii, kust selle ülesandega nüüd alustada? Tutvume esiteks, mis meil on vaja teha. Ülesanne realiseerida väike laosüsteemi kaupadega. Toote lisamisel määratakse tal unikaalne ID. Siin ülesandes on meil selleks siis täisarvud olemas. Selle kasutamiseks kasutame staatilisi muutujaid. Sellega peaksite juba tuttavad olema 3. nädala ülesandest X3-st, et kuigi ma seal tegin juba teile need asjad ette, siis siin me teeme need ise. Kaupu saab lattu lisada ja neid saab pärida, vaadata täpselt, mis juhised meetodite kirjeldus juures on. Aga alustuseks räägime siit natuke ka sellest, et mis asi on throwable, mis asja need erindid on. Pythonis te peaksite ka juba igasuguste exceptionite asjadega tuttavad olema ja nende mõte on siis märku anda, et koodis läks midagi valesti või mingi tegevus tehti valesti, et Javas meil on ju kompileerimisvead olemas, mis ütlevad, et sul on fundamentaalselt midagi täitsa valesti ja sa ei saa seda koodi edasi kirjutada või käima pannagi, et pead selle korda tegema. Ning siis on meil throwable erindid, ehk siis erindid, mida saab programmi käitusajal ehk käitusajal, runtime ajal visata. Javas meil on neid throwable'i 2 tüüpi, on errorid ja exceptionid. Errorid on sellised tõsised probleemid, millest ei ole võimalik taastuda. Neid ei peaks püüdma ega käsitlema programmis. Need on reeglina rohkem sellised vead, mis tulevad meile siis Java virtuaalmasinast, JVM-ist. Näiteks sellised asjad nagu out of memory errorid või stack overflow errorid. Need on kõik sellised vead, mis ütlevad, kuule, siit ei ole võimalik enam edasi liikuda, et programm lõpetab oma töömid ära. Aga siis on meil ka sellised erinditüübid nagu exceptionid ja exceptionid ka veel omakorda jagunevad 2. Aga lühidalt exceptionid on siis vead, millest arendajal on võimalik taastuda ja programmi tööga edasi jätkata. Ja meil on neid 2 tüüpi, meil on siis checked exceptionid ja unchecked exceptionid, ehk eesti keeles siis kontrollitud ja kontrollimata erindid. Checked ehk kontrollitud erindite puhul on tähtis see, et nendega peab tegelema mingil määral. Ehk kui see checked exception tekitatakse, siis meil on 2 varianti, kas me püüame selle try catch'iga kinni, seal, kus see võib tekkida, või me lihtsalt delegeerime selle vastutuse mingile teisele meetodile edasi läbi selle throws võtmesõna. Aga checked exceptionite puhul on tähtis, et nendega peab lõpuks ikkagi tegelema, ehk me ei saa seda lõputult edasi delegeerida, et mingis punktist keegi peab ikka selle try catch'i ära tegema. Ja checked exceptionid reeglina tähistavad siis olukordi, mis on nii-öelda out of our control, ehk meil võib-olla otseselt ei ole selle üle kontrolli.
näiteks oletame, et me paneme oma programmi käima, me peame mingi konfiguratsiooni faili sisse lugema, aga mida me siis peaksime tegema, kui seda konfiguratsiooni faili ei ole olemas? Ehk või seda pole tekitatud või see on korrumpeerunud. See ei ole otseselt arendaja enda vastutuses enam, ehk välja arvatud olukorra, kus seda ei ole, siis saab automaatselt tekitada mingi. Aga kui see fail on näiteks ära kustutatud või korrumpeerunud või mingid väärtused on seal puudu, ehk need on olukorrad, mis ei ole otseselt meie enda kontrolli all, arendaja kontrolli all. Ehk need sellised olukorrad reeglina teeme checked exception iteks. Aga nüüd teine exceptionite tüüp, mis meil on unchecked exception, kontrollimata. Ja nende puhul on see, et neid ei pea käsitlema otseselt. Või selles mõttes käsitlema peaks küll, aga nende erindite eesmärk on rohkem see, et teada anda, et arendaja tegi midagi valesti. Ehk viga ei ole pigem nagu mingis sisendites, väljundites, võib ka nendes vabalt olla. Või et sisuliselt unchecked exception tähistavad olukordi, mille üle meil on kontroll olemas ja me peaksime oma koodis asju paremini tegema. Ehk need annavadki märku puhtalt arendaja enda vigadest. Neid mõlemat tüüpi exception'id siis koodis tekitatakse sedasi või visatakse sedasi throw new märksõnaga. Kontrollitud erindite puhul võib try catch'i tegema, kontrollimata erindite puhul ei pea try catch'i tegema, aga selles mõttes, kui te olete oma koodi disaininud sedasi, et need võivad tekkida, siis try catch'i peate ikkagi tegema, sest muidu programmis on lõpetav töö ja keegi peab selle exception'iga ikkagi tegelema lõppude lõpuks. See, millised need erindite tüübid on või mis need asjad erindid täpsemalt on, te saate siit Javadocist lugeda. Javadocil on muidugi uus välimus ka nüüd, läks TalTechi teemaga kokku, aga alustame siis selle ülesandega vaikselt. Esmalt tutvume siis klassidega stock exception ja product registration exception. Need on meil siis erindite klassid, mis me oleme ise loonud, et me ei ole piiratud ainult nende erinditega, mis Javas endas on, vaid me saame neid vabalt ise ka juurde tekitada. Näiteks siin on nüüd näide product registration exceptionist, et ta extendib runtime exceptionit ehk ta on kontrollimata erind. Võtan selle teise ka kõrvale. Et nagu te näete, meil on siin olemas ju see klassi deklaratsioon. Siin on olemas selline uus märksõna nimega extends, mis tähendab, et antud klass laiendab mingit teist klassi ehk pärib siit klassist mingeid omadusi. Ja siis nende klasside puhul siis nad pärivad erindite klasse. Nüüd, kui te märkate, meil on kahte tüüpi neid siin, meil on runtime exception ja tavaline exception. Tavaline exception on siis kontrollitud erind ehk see checked erind ja runtime exception on siis unchecked kontrollimata erind. Nüüd, mida me nende erindiklassidega siin ülesandes teeme? Me kasutame neid selleks, et märku anda erinevates probleemides, mis veel võisid tekkida laosüsteemi operatsioonide tegevuste ajal. Et kui võtame nüüd selle stock exception klassi ette endale, siis mis meil siin on? Meil on see klassi deklaratsioon, meil on siia sisse tehtud mingi enum, kus on meil mingi põhjus. Ja sellel on kindel mõte, et kuna me seda stock exceptioni erindi klassi kasutame mitmel erineval põhjusel, et siis me saame selle reasoniga sellise konkreetse põhjuse ette anda. Ja siis mis meil veel sellel klassil on olemas, me hoiame seda reasonit muutena, siis on meil konstruktor siin ja siis on meil igasugused getterid. Ja siis meil see teine product registration exception, ta lihtsalt laiendab seda runtime exceptionit ja võtab meil siis ja siis teeb uue konstruktori koos sõnumi ja selle throwable clause'iga, mis on siis see originaalne viga, mis võis olla. Et sellest, kuidas neid erindid ise luua, on siin ka kirjas, siin on erinevaid viise, kuidas seda teha. Saate tuttuda. Nii, aga kuidas me saame neid asju hakata kasutama, et hakkamegi järjest nüüd läbi käima seda ülesannet siin. Võtame esmalt ette omale klassi produkt. See on siis andmekandja klass, selle eesmärk on hoida siit mingi toote kohta andmeid.
konstruktor tõstatab erindist, okei. Ja siin me saamegi hakata neid asju juba kasutama. Nii, siis paneme need klassid praegu kinni, võtame selle produkti ette. Nii, class product, create a new product with a given name and price. If the price is negative, throw stock exception with a negative price reason. Nii, ja siin me saamegi juba tutvuda sellega, kuidas me saaksime kasutada neid erindeid. Et esimene tingimus on, et if the price is negative, throw a stock exception with a negative price reason. Ehk siis if price väiksem kui 0, throw new stock exception punkt reason punkt negative price. Nii, ja sedasi vihataksegi ise neid erindeid. Võtan korra selle ka ära, mõtlen kas nii. Ja siin on näha, et kuna tegemist on meil kontrollitud erindiga, siis meil peab ka mingi viis olema selle käsitlemiseks. Või me peame märku andma teistele metoditele või teistele koodiosadele, kes tahab kasutada nüüd seda konstruktorit. Me peame märku andma, et jah, siin võib mingisugune erind tekkida ja selle jaoks meil ongi see throws märksõna olemas. Meil on ka võimalik teha sedasi, aga antud juhul see ei ole soovitatud. Et praegu me tahamegi lihtsalt märku anda, et jah, viga võib tekkida. Nii, ja kui me siit oleme läbi mööda saanud, siis me võime kõikidele klassi väljadele lihtsalt väärtused anda. Ehk meil on vaja tekitada mingi name, price ja produktil vist oli ka ID olemas, kui ma nüüd õigesti mäletan. Jah, palun get next ID. Ehk siis tekitame endale muutujad. Nii. Ja meil on vaja veel tekitada selline asi ka tõenäoliselt. Mõtlen neid asju, ma vist ei pea muutma, nüüd kõik need asjad võivad finalid olla. Ja tuletan meelde, mida see final tähendas. Final tähendas seda, et antud väli on lõplik ning seda enam muuta ei saa. Ja kuna meil siin mingid setterid asju ei ole, siis meil ei ole vaja ka muuta neid tulevikus ehk. Price ja siis next ID puhul me võiksime kasutada seda get next ID meetodi, mille me kohe valmis kirjutame. Get next ID. Nii, konstruktor on tehtud, nüüd kirjutame järgmised asjad välja. Get next ID, this value has to increment with every call. Ehk siin võiksite meelde tuletada kolmanda ülesannet, seal oli ka book ja person klassis ID süsteem olemas. Et kui te praegu ei oska seda ise teha, siis võite sealt vaadata korra, kuidas seda teha. Aga sisuliselt, mis me siin get next ID-ga peaksime tegema, peaksime seda next ID startilist muutujat suurendama. Ja siis siin kasutame seda ja tuletan meelde, mida increment tegi peale seda muutujat. On see, et kui pluss on peale muutujat, siis ta tagastab vana väärtuse, ehk me siia saame selle vana väärtuse ja siis ta suurendab seda. Ehk kui me seda nüüd siin välja kutsume, et siis siin see ID on 1, aga next ID siis muutub 2. Nii, ja siis tagastame lihtsalt kõik vajalikud väljad siin. Nii, rohkem selle klassiga midagi tegema ei pea. Liigume siis järgmise klassi juurde, järgmine klass oleks siis meil stock. See on meil siis ladu, kus me saame igasuguseid tooteid hoida. Nii, the stock class is, the stock class name is the process, okay. If adding a product to the stock is not possible due to exceeding maximum limit, okay. Okay, hakkame mõtlema siin. Nii,
ja esmalt meil on mingi konstruktor ette antud, et siin me saame oletada, et me peame mingi muuted tegema. String name ja int max capacity. Mida veel? Each stock has a name list of products that currently stored in it and the maximum amount of products. Okei. Ehk siis name on meil olemas, maximum amount of products on meil olemas. Ja meil võiks ka olla mingisugune product list olemas. Nii sedasi. If adding a product to the stock is not possible due to exceeding amount of maximum. Okay. When getting a product from the product with the lowest price first. Okei, hakkame järjest siis läbi liikuma. Nii, esimene. Add a product to the stock if stock does not contain the product and is not full yet. Check in following order. If stock already contains the product, throw a stock exception with the stock already contains product reason. If stock is full, throw a stock exception with the stock is full reason. Okei, siis siin. Mõtleme, mida me saame teha. If stock already contains a product, throw a stock. Okei, ehk siis alustame sellega. Kontrollime, kas meil on mingi products punkt contains produkt. Nii, see on meil esimene tingimus täidetud. Siis järgmisena if stock is full. Selle jaoks meil on tõenäoliselt mingi abimeetod ka siin olemas ja selle abimeetodi tegelikult võime kohe ära kirjutada. Me võime siia lihtsalt panna products.size võrdub max capacity. Et antud juhul siis meil see produktide list on täis. Ja siis me saame seda siin lihtsalt välja kutsuda. If is full, throw new stock exception, reason punkt stock is full. Okei, sellega on olemas ja nüüd on add a product to stock if stock does not contain product and is not full yet. Ja siin tõenäoliselt me peaksime saama lihtsalt sellist asja teha, et produkt saab produkt ja sellega peaks see meetod meil valmis olema. Siis järgmisena võtame ette oma selle get produkt. Nüüd siin, kui te märkate, meil on nüüd eriline asi siin olemas. Meil on selline tagastus nüüd nagu optional siin nüüd olemas. Ja mis asi see optional meil on? Nii sisuliselt, kui me siiani oleme tegelenud nullväärtustega, et kui meil on mingi tulemus, mis võib mitte eksisteerida, siis me tagastame tavaliselt null. Aga see on tegelikult suhteliselt halb lähenemine. See on küll valid lähenemine, aga reeglina tegelikult aina rohkem üritatakse seda vältida. Sest null sõltuva keelest ei ole, iga keel võib seda nullväärtust erinevalt täide viia või implementeerida ja Javas see null sisuliselt tähendab seda, et objekti ei ole olemas. Ning kompilaator ega mingi muu asi ei hakka meid takistama, kui nüüd sellega mingi lugu ongi. Et kui meil on näiteks teised keeled nagu C#-is on meil täitsa null safety olemas, ehk kui me deklareerime mingi muuta näiteks edasi, et me paneme siia lõppu küsimärgi juurde, siis see tähendab seda, et see muutuja võib null olla ja me peame sellega tegelema vastavalt. Või kui meil on hüüumärk,
siis tähendab seda, et see muutuja ei või mitte kunagi null olla ja kui tekib võimalus, et see võib null olla, siis kompilaator hakkab viga andma. Javas meil sellist asja ei ole. Aga lähim asi, mis meil Javas on, selle jaoks on optional, mis on mõeldud ainult tagastustüüpide jaoks ja see annabki märku sellest, et selle meetodi tulemus võib tühiväärtus vabalt olla. Et selle kõige tagamaist ja kõikidest asjadest võite siin option null safety artiklis lugeda ning siia alla ma olen ka tegelikult info pannud, et tegelikult Javas on vaikselt tekkimas null safety ise ka, ehk sarnane asi, mis ma just näitasin G-Sharpi puhul, et saate muuta lõppu lisada hüüumärgi või küsimärgi ja siis sellega määrata ära, kas ta võib nullable olla või ei ole nullable. Nii, aga tulles tagasi siis selle ülesande juurde, nii, siin on meil juba mingi optional empty olemas, ehk see sisuliselt tähendab, et asi võib meil olla, asi ei või meil olla. Get a product from a stock by name with lowest price, with the lowest price. Is there several products with the same name and price, return the product with the lowest ID. Ehk siis esimene asi, mis mulle tundub, me peame mingisugust filterdamist tegema siin. Product põhprodukts if põh.get name on sama ja price on sama. Jah, see peaks nagu õige olema siin. Ja siis mis me tahame teha, me tahame selle listi ära sorteerida. Comparator comparing int product get ID ehk siis võtame kõige väiksema selle ja siis if valib products is empty, tagastame optional empty ja kui ei ole empty, siis me tagastame optional off ja valid products get first kasutatakse. Nii. Oota, siin on mingi loogika viga, for põh-produkt siin, jah. Ja siin ma pean natuke veel tegema, sest oota, mul on see nime asi ära kaetud, aga price ei ole kaetud. ID oleme ära katnud. Siin me peame natuke filterdamist ka veel tegema. Valid productseks on meil olemas. Siis me võiks ju kontrollida ka, mis see kõige... Mis ütled, mul on siin natuke loogika viga siin sees ikkagi. For products, eks ju. If põh.get name equals, see nimi on meil olemas, aga meil pole lowest price'i siin tegeletud. No teeme selle natuke ümber, kustutame selle osa ära. Ärme kasuta siin listipõhist lähenemist, vaid pigem teeme esimesena if seda me peaksime ikkagi tegema, selle loogika teeme ära. If valid products is empty, return optional empty. Ehk see on juhul, kui siia ei tekkinud, siia listi ei tekkinud mitte midagi.
ja nüüd me võiksime siin veel seda price control'i ka teha. Ehk mingi product result võrdub valib products get 0, for int i võrdub 1, i on jah, võiks nagu sedasi minna. Ja siis siin me hakkame kontrollima if ja siin, mis me teeme, siin me kontrollime, eks ju, hinda. If result price get price. Nii, okei, loodetavasti see nüüd peaks töötama ja siin me asendame nüüd selle ka ära, et see läheb result. Nii, mis meil siin get product'is toimub? Esimesena meil on ju, me kogume kokku kõik valiidsed produktid ehk kõik tooted, mis selle nimega kokku lähevad. Siis me siin juba teeme sellise early exit'i, et kui see valid products on tühi, siis me lihtsalt tagastame optional empty. Nüüd järgmisena me hakkame sellist sobivat toodet otsima. Ja selle me käime siis sedasi läbi, et me esmalt võtame kõige esimese toote sealt valid products listist. Ja siis me hakkame sellest järgmisest tootest läbi, hakkame järjest läbi käima. Et siis me hakkame kontrollima selle resulti vastu mingit toodet, mis me sealt valid produktist välja võtame. Ja kui selle hind on võrdne resultiga, ning nende ID-d ja nende ID-d mitte ei ole võrdsed, vaid peaksid selle result vanted. See peaks sedapidi olema, et kui uus ID on väiksem kui vana ID, siis me tagastame selle uue toote, eks ju. Ja kui see ei kehti ja me hakkame nende hindasid kontrollima, siis kui uue hind peaks odavam olema, ehk sedapidi, siis me tagastame ka põhi. Ja kui me selle loopi oleme läbi teinud, siis me lähme selle optional off'i sisse ja tagastame optionali sellest resultist. Nii, remove and return a product from stock if stock has a given product. Use get product method to get the product. If there is nothing to remove, return optional empty. Mida me siin saame teha? Nii, lase optional empty jääda paika. Me saame teha optional product get product name. Kui produkt on nüüd empty meil, mitte empty, vaid is present. Siis mis me teeme, me ju sealt productsitest remove ime selle, mis me siit optionali sees saame. Miks ta siin meil kollane on? Ja ma ei taha nii teha. Ja siis me tagastame lihtsalt oma selle toote. Nii, see on olemas. Nüüd liigume get a list of products in the stock, get products. See lihtsalt tagastab meile selle produktide listi.
ja siis on meil get products, tagastab meile kõik tooted, mis antud nimega kokku lähevad ja siis sorteerib need kasvavas järjekorras. Ehk siis, mis me siin teeme? Kopime siit jälle natuke koodi, eks ju, võtame selle siit, valid products. Ja siis me hakkame käima sedasi läbi. Valid products, eks ju, sort comparator comparing int, me compare'ime ID järgi ja siis me peaksime tegema ka then comparing int product get price järgi. Ma olen kindel, kumba pidi see nüüd peaks käima, aga eks me saame teada. Nii, comparing int. Ja siis siin me lihtsalt tagastame selle valid productsi. Get total price. Loeb kokku kõikide toodete hinnad. Total price võrdub 0. Total price. Ja siis fulli me tegime juba ära siin eelnevalt. Okei, ja siis järgmisena võtame viimasena ette selle stock service'i. Ja see on siis nii-öelda service klass, et see antud klassi kaudu me opereerimegi selle stocki kallal ja teeme produkteid juurde asju. Ja siin nüüd, kui mingi probleem tekib, siis me lihtsalt mähime selle probleemi ära. Nii, hakkame siis läbi käima siin. Natuke suuremaks ka. Ehk siis meil on mingi stock ette antud, eks ju. Stock võrdub stock. Ma pean selle malli korra üle vaatama, miks ta sedasi tähendis meil neid asju. Stock service, eks stock võrdub stock ja nüüd me lihtsalt siin peaksime siis mingi produkti registreerima. Ja siis mis me siin teeme? Product võrdub new product, eks ju, name price. Stock, add product. Return true. Nii, aga kui te nüüd näete, meil on siin väike probleem. Meil on siin punane joon all ja siin ta ütleb seda, et me peame selle exceptioniga siin lõpuks tegelema. Ja siin ongi nüüd see, kus see throws mängu tuleb, et jah, üks asi, mida me võime siin teha. Me võime ju siia throws stock exception juurde panna, aga siin nüüd, mis probleemiks tekib, on see, et meil tester ei loe seda korralikult ära. Ja meil testeris ei ole kuskile pandud seda, et ta selle veaga peaks tegelema. Ehk see vastutus nüüd langeb teile. Ja kuidas sa saad seda teha? Kasutage seda try catch'i. Võtame siit sees selle. Võtame siit selle. Ja mida me siin peaksime tegema? On see, et kui tuleb meil mingi error, siis me lihtsalt mähime ja teeme selle stock exception ümber product registration exceptioniks ja siis siia läheb väike sõnum, siia võiks mingi väikse sõnumi ka panna. Et meil midagi juhtus, kuigi ma ei tea, kas see on kohustuslik, aga viisakas oleks. Register failed plus get reason ja siis get cause. Ja see on, ja selle võtte nimi on siis erindite mähkimine, et jälle te saate siin JavaDocist lugeda, et meil on see, kuidas erindeid käsitlema peaks, et meil on see try catch jutt siin olemas. Meil on väike nõuanne ka, et kui sa siin catch'is ei tee mitte midagi, siis sellest võiks selgelt märku kanda. Ja siin on ka erindite uuesti tõstatamisest, et meil on sisuliselt kahte viisi, kus me saame kahte metoodikat, mida me saame siin kasutada, on see, et erindid uuesti tõstatamisel, et me saame kas neid uuesti erindeid tõlkida, et me võtame mingi üldisema
selle sõnumi nii-öelda või nagu üldisema veatüübi ja me teeme selle spetsiifilisemaks. Või siis me mähime neid erindeid, et teeme siis selle kontrollitud eriti kontrollimata erindiks. Kuigi see viimane peab olema teadlik otsus, et ma praktikas lihtsalt olen näinud, et tänapäeval väga palju eelistatakse seda, et ei kasutata kontrollitud erindeid, vaid need lihtsalt tehakse kontrollimata erinditeks, kui need tekib. Aga selline valik peab ikkagi teadlik otsus olema, et alati ei peaks seda kasutama. Nii, aga katsetame, kas töötab. Ja siin ma tegelikult teeks veel sellist asja ka. Siit võtaks selle ära. Nii, loeme üles. Bare stock, kus meil see git on, git add 4, commit on push, commit anyway, push. Nii, vaatame, mis meil probleemiks on. Get stock product name by order on price and ID. Ehk siis meil on siin get stockis, kus meil oli get products vist. Okei, siin on meil lihtsalt valepidi need asjad, et siin me asendame nüüd ära, siin on get price, eks ju. Ja siin on get ID. Vaatame, kas see tegi nüüd korda. Commit on push. Commit anyway on push, push. Ülesanne tehtud. Lihtsalt koristame need stiilivead ka ära, mis meil siin järjest on. Ehk siis stock exception. Rida 27, rida 36, rida 36 ütleb, et meil on siin 27 ka. Siis on meil 63, 54. 63, 54. 45. Huvitav, et ta paneb, okei. Ja siis on meil stock klass 106 ja 33. 106. Siin on korras. 33. Nii, ja pushime mida seda pushida, me tahame seda pushida siin. Commit on push. Commit anyway on push. Nii, ja sellega on ka vead parandatud siin ülesandes. Korra puudutan ka korra seda ülesannet, et mis meil siin siis tegemiseks on. Et nagu ma ennem mainisin, et siis see PR ülesanne rohkem keskendus erinditele, aga kuna erindid ka kasutavad pärimist selleks, et erindeid tekitada. Et siis see on selline hea sissejuhatav ülesanne, pluss me õpime veel midagi sellist asja ka, mida meil vaja on. Aga nüüd see X4 ülesanne puhtalt käsitlebki siis pärimist ja polümorfismi. Täpsemalt siis rohkem on pärimine nagu kahe klassi vahel, aga need asjad on ikkagi omavahel seotud koos polümorfismiga, et meil tuleb kahest klassist. Näiteks sama nimega meetod ja mõlemad klassid käituvad erinevalt antud juhul. Rohkem nagu erilist midagi ei ole siin mainida, et selle nädala lõpuks ma panen välja ka kontrolltööde, näiteks kontrolltöö koos kordamisküsimustega ja siis ega muu midagi erilist ei olegi, et
et täna selline natuke lühem video võrreldes teistega. Et minu poolt kõik, tänan kuulamast, külastage Praktikume, küsige Discordis abi ja rohkem jällegi tänud.